ma ei saa silmi lahti teha, sest päike on nii ere. Ma tahtsin sulle näidata. Me läheme sinna. Meiega tulid kaasa nemad. Ei tea, aga tundub, et on vaja mingeid sõnumeid jagada. Ja me liigume siin sellel paradiisi teel oma lemmikkohta, kus me saame selle päikese siinpoolse kalla peal siis, sest muidu me oleme ju, võtame päikest sealt poolt, eks ju. On lühikene aeg nüüd meil siin ja praegu, kus päike on nii kõrgel. See on see paar nädalat, mida me saame endale lubada. Sellel hilisel õhtutunnil, suures valguses äras. Ja see paneb meid asetama siia meile maha seda vaipu. Tere, armas. Kus me oleme? Me oleme selle imelise juunikuu lõpupoole juba jõudnud, eks ju. See on 27. selle kalendripäev, mis on omadega täitsa õhtus. Ma pakun, et kell on kuskil 9:30. Aga me tulime siia sõnumeid saama, sest meile juhatati kaasa see armastuse lauake. Ja siin me istume nüüd, hingasime ennast nii kohale selle energia sisse, kus kõik sumiseb ja kiheleb ja õhk on paks neist. Samas on soe, tuulevaikne. Prääk. Ritsikalinnud siristavad. Hakkiräägud prääksuvad. Pääsud vidistavad. Kutsad on ka siin ja muidugi on kutsad on saanud täna ka nii saunas käia kui tiigis käia. Ja Molli sai isegi varba vahele seda punased sipelgad hammustasid meie tüdrukud. Pissisid varvaste vahele, nii valus oli. Nii et seiklusi. Ära nüüd mu laua peale roni, tüdruk, ja kaamerat maha lükka. Istu siia kõrvale. Voot. Pane käpad lamama. Vot niimoodi. Ei saa, ei taha niimoodi. No, mina olen ka viltu. Ma olen niipidi viltu, meil on siin kallak. Aga millegipärast, ju mul on vaja siis seda puusa venitada just selle kõrguse muutuse pärast. Ma niimoodi vist istun siin. See on parem puus, mis tahab oma tööd saada. No las tema teeb. Aga meie vaatame seda, mis meile tahetakse öelda, kui Molli meile eest ära läheb. Ja ma võin täitsa sulle selle pildi siia. Mitte niimoodi, aga näiteks niimoodi panna. Sa oled meiega selles päikeseloojangus sees nüüd
ma näitan sulle kohe. Näed sa, need tüübid on siin meiega koos. Meie vesi ja päikeseloojang ja sa näed, õhk on paks, elu täis. Elu täis ja toome su nüüd siia selle laua juurde. Me ei panegi mingit muusikat taha, kuulamegi seda sama vaikuse suminat ja linnukeste hääli. Issand, meie kõrval õhk tõesti elab siin niimoodi kõik. Kui palju teid on, ega te neid närima ei tule, on ju? Nüüd saab küll öelda, et õhk on täitsa kihiseb kohe, täitsa kihiseb. Ma ei tea, kuidas need korgid, see on täiesti haige maja, mis nende korkidega on tehtud. Nii, mida on meil vaja teada siin ja praegu? Milleks meid siia laua taha juhatati? Õhk on paks. See on see visuaal, mis meile näidatakse selle tunde peale, mida me tunneme juba alates pööripäevast. Me oleme kirjeldanud sulle, kuidas pööripäeva meid pöörati sisse täispuhastusega, siis see on kordunud sellel kehamasinal nüüd juba 3 korda ja praegu ta iga päev ta saadab välja jääke, mida sa saad aru, sa ei ole isegi neid endale sisse ju söönud. Mul tulid siia paastupäevad vahele ja keha väljutab sellepärast, et tema programmid on aktiveeritud meil kõigil. See on energeetiline aktivatsioon, mis meie kehamasinatega selles evolutsiooni etapis on läbi viidud erinevate koostööpartnerite poolt, siis eks ju siin ei ole ühest tegelast selles mängus, vaid palju koostööpartnereid. Ja meie oleme see üks osapool. Ja meie kehad hakkavad läbima järjest kiirenevaid, suurenevaid protsesse, muutumisprotsesse. See aga eeldab seda, et me oleme vabanenud vanast kõigest, kõikvõimalikul kujul senini omandatust. Ja see kehakostüüm on omandanud palju ja tal tuleb vabaneda väga paljust. Keha pakib seestpoolt kokku kõike seda, mida vaja ei ole enam ja saadab seda välja. Luba väljuda kõigel, mis peab sinust väljuma, kõikvõimalikul moel. Sõna otseses mõttes joo rohkem vett. Anna endale mineraale, loo kergeid ühendusi rakkude vahele, milleks sul on vaja neid mineraale, neid elektrolüüte, need on ühendajad. Sul on vaja juua praegu rohkem vett. Me ei väsi seda kordamast. Rohkem tähendab rohkem, kui sa siiani oled joonud. Kui sa ütled, et sa ei ole siiamaani joonud, sa ei ole mingisugune veejooja, siis nüüd on aeg hakata vett jooma, sest et sina oled vesi ja sinu ülesanne on vahetada seda vett selles akvaariumis. Et sina, seesama sina kehamasinana, see kala, sa oled 2 ühes, sa oled nii kala kui akvaarium, eks ju. Akvaariumi puhtus sõltub sinu edasise. Kui sa oma akvaariumi puhtuse eest ei hoolitse, see sinu sisemine kala ei saa arenema hakata, ei saa muutustega kaasa minna. Aga kui sa teed oma akvaariumi puhtaks ja hoiad teda puhtana, on sul suurem tõenäosus kergusega läbida neid muutusi. Ja neid muutusi tuleb järjest. Meid on hoiatatud kõik möödunud aastad.
Me oleme asunud sellele teekonnale, me oleme sisenenud sellesse energia välja. Meil igalühel on oma vastutus oma kehamasina korrashoiu eest. On aeg hakata mõtlema selle peale, milline vastutus on siia kehastusega kaasa võetud. Sest edasine ei sõltu mitte kellestki teisest kui sinust. Noh, tahate siia peale kinni jääda? Meile anti siia. Huvitav pilt on meile antud. Täiesti jälle teistmoodi, me pole kunagi niimoodi ladunud. Ja huvitavalt on alumine rida enamus ka pea peal. Nad tekitavad peegli siin praegu. Mida meil on vaja praegu teada seoses selle tohutu aktivatsioonide reaga. Inimesed on tundnud, et nad on jälle jäänud nagu haigeks vahepeal. Panevad endale väga kergelt silte külge. Meie ülesanne igal pool kuskil kohtudes kellegagi juhtida sõnakasutusele hästi suurt tähelepanu. Aitäh, et te kõik seda nii ilusti vastu võtate ja tänulikkusesse lähete ja mõistate, et see on meie ühine tulevik, kuidas me teda õpime väljendama. See on meie võimekus, mida me peame arendama. Just nimelt see spellimine, see sõnade kasutamine, teadlik energia juhtimine. Luba kehamasinal väljutada, aita teda. Kordame. Nii. Meie teine pakikene. Anna mulle nüüd siia järjest sellele esimesele. Ikka tahab pakkadena visata mulle. Väga huvitav. Ja vabandage preili siin oma pepukesega. Mul on siia vaja. Tulid siia. Okei.
meil on pesa siin, tulge pessa. Kõik koju. Nii. Jaa. Seda tuld on palju ja seda võimendatakse, nii nagu meile on seda ka viimasel ajal öeldud ja näidatud. Ta kordab ja alustab sellega kohe. Tuline on ja tulisemaks läheb. See aitab kasvada meie kõigi nendel alustavatel alkeemikutel oma kehamasina julgel tundma õppimisel, edasi liikumisel, üsna kiirel, eks ju. Ja samas usaldades seda maailma võimekust, sest me oleme osa temast ja me teame, et tema on siin selles muutumismängus, eks ju, see põhitegija. Meie muutume kaasa ja järgmise lepingu alusel. Need muutused ei ole kerged, siin on väga palju treeningut ja see treening on see igapäevane elu meil iseendaga. Oma mõttemustritega, nende lõksudega, vastakuti seismine. See läbinägemine, oma mõtete tunnistamine. Ja usaldusse jõudmine selle kõrgema mina, selle hingolendi juhtimisvõimekuse eest. Usaldada seda ühist eluplaani ja seda võimekust, mis meil igal ühel on oma plaani täitmiseks antud. See on see julgus, mis viib meid kõiki ühiselt edasi. See oma kindlate visioonide, oma seda igapäevast sõnakasutust jälgima õppides, oma visioone suunama õppides. Usaldades seda ilusat sisemist usku sellesse elu muinasjuttu, mida sa oled siia tulnud elama, mida sa ei ole julgenud võib-olla uskuda. Sul on aeg uskuma ja usaldama seda hakata, õppides järjest rohkem, järjest enesekindlamalt, uskuma kõige võimalikkusesse. Sest ainult sellest sõltub see, kui avatud on. Kõigele avatud, erinevatele võimalustele, ümbersünnile. Kogu maailm on avatud sellele kõigele uuele. Ja see sõltub meie usaldusest maailma suhtes. Kui me usaldame maailma, et tema saab hakkama, usaldame ennast, tema saab hakkama, tema teab.
seda, mida see ei tea. Niimoodi istusime näoga siis nüüd päikese poole. Ja kui me tunnistame, et meie iga rakk teab tegelikult, mida tema tegema peab ja kui me võtame selle puhastustöö ja selle vastutuse enda kanda ja õpime seda kehamasinat ümber programmeerima just nii hästi, kui me teda ise tahame, nii õrnalt endasse suhtudes, kui me ise tahame seda ühte meistriteost hoida ja toetada sellel muutuste teel. Sest siin on nii palju antud. See on kõik edasi seesama materiaalse keha muutumine. Kõik see, mis muutub praegu nähtamatul tasandil, muutub samamoodi meie nähtava, nähtamatu sisuga. Ja me tunneme seda. Ärgem pangem neid silte endale külge, need vanad mõttemustrid, mis tahavad kinni hoida. Need on sinu valitseda ja muuta ja sellest sõltub sinu edasine materiaalne areng. Kas sinu kehamasinaga läheb kergemaks või keerulisemaks? Sest ma ei taha öelda kergemaks või raskemaks. Sest me ei tea, mis on kellegi jaoks raskus. Aga situatsioonid, mis meid ees ootavad, on 10 mõõka ja hoolivus. Ehk siis see suur sõdalane, eks ju, on siin kummuli. See on nüüd see peegelpilt täpselt selles kohas, kus me saame usaldada seda oma kõrgemat mina, seda hingolendi iidset teadmist ja tarkust ja neid visioone, mis on meid toonud siia maa peale seda mängu mängima. Ja kui me neid usaldame, siis see kõik, see pilt on see, mida me näha ei ole tahtnud, eks ju, me oleme väsinud sellest. Me anname selle ära. Me vabastame kõik selle endast. Me lubame peal olla tühi, pigem selle asemel, et mõelda vanu, korduvaid mustreid. See on karikate kuus, see on seotud nii nostalgiaga. Vanast lahti laskmine on ju nostalgia, eks ju. Samas on see hoolivus, samas on see usaldus ja ühtehoidmine, kokku tulemine, jagamine. Need kõik sõltuvad sellest samast sinu ja minu ja meie usust oma kõrgemasse vormi ja usaldusse selle kehamasina ees. Et seda võidupärga saada, see tulem siin, mis on seotud koostööga ja kommunikatsiooniga, see aus ja otsene suhtlemine, need väravad, mis avanevad ja hingi kokku toovad. Just nimelt neid, kes siis on läbi selle eelneva töö jõudnud tõusta tuleratsanikuks, selleks unicorniga ratsutavaks
koostöö osapooleks. Siin on meile konkreetselt näidatud suhtlus järgmise tasandi olenditega. See koostöö, mis muudab oma vorme meie senini tuntud materiaalses füüsilises reaalsuses. Me oleme astunud täiesti uude mängu. Meil on vaja vabaneda kõigest sellest eelnevast. Teisiti ei saa see toimuda. Teisiti ei ole võimalik. See koostöö tingimus, müntide 3, sõltub ainult sinu eemaldumisoskusest, võimekusest. Ja seda jällegi toetab siis juba kõik see, mida me just sulle rääkisime. Jah, see vabaks andmine on hetkel niivõrd tähtis ja see puudutab siis kõike, see puudutab nii sinu hingetasandit kui füüsilist tasandit. Vabane jälle asjadest, vabane keha nahakihtidest, tee omale sauna, käi ikka võimalikult palju vees. Vesi on see, mis kõige kiiremini, kõige rohkem informatsiooni meie kehamasinaga vahetab. Luba endale seda võimalikult tihti. Ja joo. Nii et igatepidi vesi, igal esimesel võimalusel päike. Need on sinu kui alkeemiku kõige tugevamad partnerid. Ja maga. See tegemise ja olemise jutt, see muutub lihtsalt, see kaalukaust läheb nii raskeks, et need, kes aru ei saa, et olemine viib neid edasi, nad jäävad kinni. Nad jäävad oma lõksudesse kinni. Aga me peame sealt energiast väljuma, teisiti me ei saa uude energiasse sisse, me peame olema olemises. Sest meie kehamasina ees on meil see vastutus anda talle maksimaalne energia selleks, mida tema peab praegu tegema. Nii et luba endal lihtsalt olla. See on sinu töö praegu selle kehamasinaga. Puhata, magada, lamada, mitte teda üle koormata, sest ta on nähtamatult üle koormatud. Aitäh. Nii on. Järgmise korrani, armas. Sa vaata seda pilti siin kõrval. Ja seda pilti siin kõrval. Vau. Nüüd ma lähen siia. Adios.